ja vaatame, mis siin siis perenaisel sahtlisse varutud on. Ja näed, esimene asi, mis ma märkan, sibul on olemas. Peipsi sibul. Nii, vaatame edasi, mis siin siis paistab. Nii, siin alumises kastis. No loomulikult hoidised. Oma aiamaal kasvanud marjad on purki pandud. Nii, ja ma leidsin üles maailma parim sakuska-kurk. Seda ma juba tean, et see ei ole õunamahl, vaid see on oma aia viinamarjamahl. Ja olengi jõudnud Matapera külla Kutsari T5 maja juurde, sealt poolt Viljandi linna. Ainult paar kilomeetrit tulla linnapiirist, vist veelgi vähem. Ja maja asub siin minu selja taga ja astume kohe lähemale. Ja ei ole see tavaline linnamaja kinnistu kohe kindlasti mitte. Siin on üle poole hektari maad, 5100 ruutmeetrit circa. Siin kinnistul on ruumi lastele mängimiseks, mängunurgad. Siin on aiamaja, sealpool aianurgas kaskede all. Siin on muruplatsi, saab jalgpalliväljakut teha. Siin on perenaisel ruumi lillepeenarde jaoks, tarbeaia jaoks, kasvuhoone jaoks, siin on ruumi hobide jaoks. See maja on kindlasti sulle, kui sa soovid sellist omaette olemist ja piisavalt ruumi. Samas on see kinnistu parasjagu nii suur, et mida jõuab ilusti hooldada ja hallata. Ühe kinnistu juures on väga olulised asjad, kinnistu asend ilmakaarte suhtes, tänava suhtes ja maja asukoht kinnistul. Siin on nagu kõige parem võimalus, mis olla saab ja ainukene õige võimalus minu arvates. Kinnistu avaneb lõuna poole, kus terrass ja hoov jääb lõuna poole ilmakaarde ja maja asub tänava ääres, mis jääb põhjapoolsele ilmakaarele. Kõige parem ja minu arvates ka õigem variant, mis üldse olla saab. Väike selline hoov ja terrass. See maja paistab kindlasti väljast väiksem ja seest suurem, nagu tegelikult ka tihti on. Kuid eriti tänava poolt vaadates tundub see maja klassikaline, ühekorruseline uus elamu tüüpi hoone. Tegelikult on siin hoonel ka katusekorrus ja tube kokku on tegelikult lausa 6. Majja sisse astudes võtab meid vastu väike esikust vasakule ja pääseb garaaži ja otse ette siis pääseb eluruumidesse. Koridoris võtab meid vastu suur maast laeni lükandustega garderoobikapp ja mõnus suur avar elutuba on ühendatud söögitoaga, mis omakorda on ühendatud köögiga. Suured maast laeni aknad lõunapoolsele hoovile ja terrassile, mis võiks olla veel mõnusam oma maja juures, kui selline vaade hommikul. Või siis võtad hommikukohvi ja astud kohe oma hoovi. Esimesel korrusel on siis ka lisaks elutoale, söögitoale 2 eraldi tuba ja tualett.
samuti saunaruumid ja väga tarvilik majapidamisruum, kuhu on ära paigutatud rohkelt seinakappe ja pesumasinad ja kuivatid. Teisele korrusele pääseb kenast trepist ja teine korrus on samuti üllatavalt avar. 3 eraldi tuba pluss suur ja ruumikas see trepihall, mida võib tegelikult ka isegi lausa 4. toaks minu arvates nimetada. Ja ühes õiges majapidamises peab loomulikult olemas olema ka sahver. Ja vaatame, mis siin siis perenaisel sahvrisse varutud on. Ja näed, esimene asi, mis ma märkan, sibul on olemas. Peipsi sibul, korralik. Nii, vaatame edasi, mis siin siis paistab. Nii, siin alumises kastis. No loomulikult hoidised oma aiamaal kasvanud marjad on purki pandud. Nii, ja ma leidsin ülesse. See pidi olema nüüd maailma parim sakuska kurk ja ka oma aiamaa kurkidest. Nii et vaatame edasi. Kuivained. Kastid, riiulid, seal on huvitavaid pudeleid veel kõrgemal riiulil. Ja seda ma juba tean, et see ei ole õunamahl, vaid see on oma aia viinamarjamahl. Vot selline väike sahvrituur ja ühes korralikus majapidamises peab ikkagi sahver olema, kui sul on oma aiamaa, oma peenramaa, oma kasvuhoone ja siit köögist on väga mugav võtta kõike tarvilikku kraami. Ma ütlen ausalt, suvel mina ainult siin terrassil elakski ja niivõrd mõnus on siin istuda. Aga lõppu veel sulle mõned argumendid, miks see maja on hea maja. See on kivimaja, see on hästi hea veel soojustatud väliselt täiendavalt. Siin on mugav õhkvesi küttesüsteem põrandakütte baasil. Mis kõige tähtsam, see maja on ehitatud iseendale ja oma perele. See ei ole tehtud müügiks ja siin on kõik detailid läbi mõeldud, et oleks mugav elada, kõik oleks loogiline ja kõik vajalik oleks igapäevaeluks olemas. Ja kindlasti kõik see video ja fotomaterjal ja kirjeldus ei anna edasi seda, mis on siin koha peal. Tule kindlasti kohale, kirjuta mulle maarja@maarjakarro.ee, kui sa soovid vaatama tulla või kui sul on lisaküsimusi. Ja loomulikult, kui sul video meeldis, pane like ja ka sõbrale. Mina tänan. Näeme Mataperas Kutsari tee 5. Tšau!